Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on taas eetris. Stuudios on Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geeniuse autoportaalist, sest et täna on meil endal piisavalt öelda, külalisi ei pidanud kutsuma. Millest räägime? Räägime ühest väga kasulikust kaardirakendusest. Räägime sellest, kas joobes juhtimisest peaks karistusi karmistama. Tarmo on taas oktsiooni uudistega. Ja siit natkene lähemalt on tegelikult meil asjad ka, et elektriautode toetus sai läbi, et nüüd me saame eest teada, milliseid elektriautosid eestlased kõige rohkem tahavad osta. Me teame, millist autot paljud tahaks osta ja see võib-olla tuleb müüki. Ja võib-olla veel mõned autouudised. Kõigepealt siis meie iganädalane, et mis on hingel rubriik. Martin, mis on sinu hingel? See oli sul juba eelmine nädal, aga siis sa jäid haigeks. Oli mul juba hingel see, et see tegigi su haigeks. Peterburi tee on minul selline stammteema siin ja me kahjuks peame sellest veel rääkima, nii kaua kuni see korda tehakse. Aga tegelikult ERR-is oli paar nädalat tagasi väga tore lugu, kus räägiti selgeks, mis siis seis selle Peterburi teega on. Põhiküsimus on see, et kes selle peab korda tegema. Kas selle peab korda tegema riik või peab selle korda tegema linn? Tavaliselt on ju kõik, mis linna piirist sissepoole on ju, igal omavalitsuse piiril on ju see, et siis on sinu asi. Jaa, täpselt praegu niiviisi ongi. Tuleb mööda Narva maanteed, ilus uhke tee ja siis jõuad linnapiirist, sõidad üle ja siis avastad ennast kuskil teises riigis, nagu teises riigis. Jaa, tegelikult siis asi on niiviisi, et riik või linn ütleb, et nendel ei ole selle tegemiseks korda tegemiseks ei ole raha ja linn ütleb, või riik ütleb, et see ei ole meie mure. Ühesõnaga, linn ei saa teha, riik ei taha teha. Ja siin on selline vaidlus käib selle üle, kas see Peterburi tee on transiittee. Et ma saan aru, et iseenesest riigil nagu raha, mul on tunne, nagu oleks küll, aga nad tahavad selle ajada linnakaela. Linn, võib-olla on linnal ka raha, aga nad ütlevad, et ei ole, linnal ei raha, et reiditee korda teha, mis läks mingi 30 miljonit, Peterburi tee lõigu jaoks öeldakse, et on vaja 40 miljonit. Et ma arvan, et võib-olla oleks linnal ka see raha olemas, aga linn loodab selle peale, et äkki ikkagi riik tahab selle korda teha ja... Aga kas siin seadus nagu ütles, kas linnal on alust loota üldse, et riik tahab, vaatab ja üks hetk, et kuulge, teisel linnas siis on millegagi hakkama, me teeme ise korda. Ei ole ju, ei juhtu seda eales ju. Ilmselt ei juhtu, jah, siin käib vaidlus selle üle, kas tegemist on transiitteega ja kui see oleks transiittee ja siis kuuluks riigile, siis peaks riik selle korda tegema. Ja siin tekib väga rumal olukord, kuna me oleme rääkinud ka siin sellest Tallinna väiksest ringist, mis siis hakkab Smuuli ja Peterburi maantee ristilt ja läheb sinna Ülemiste järve tagant Viljandi maantee alt ja üks variant on lennujaama alt lausa. Ja lausa. siis selle üle käib ka veel vaidlus, kas sellest tuleb transiittee või mitte, kas see tee hakkab kuuluma linnale või riigile. Ja nüüd võib tekkida olukord, kus riigile kuulub see väike ring, ehk Smuuli ja Peterburi ristist, ja riigile kuulub Narva maantee kuni linnani ja siis see lõik, see kohutav lõik kuuluks linnale. Ja minu meelest siin nagu on see olukord, kus nagu targem võiks järele anda ja selle asja korda teha. Ja isegi mis targem, siin on ju nii linnas kui riigis on ju pukis on samad tüübid praegult, et nad saaksid siit nii palju seda valimiseelset kuulsust koorida. Tehke 50. Just, täpselt. See oleks võimalik nagu see probleem ära lahendada, see on mitukümmend aastat juba lihtsalt natukene mõnda auku on vahepeal kuskil lapitud, et sest praegu on selline mulje küll, et sellest Peterburi maantest mitte keegi ei hooli sellest teest. Et siin Ekspressis oli paar nädalat tagasi lugu, kus seal karjäärist veetakse välja seda sodi ja kõik kohad on täis tolmu ja muda ja sõites seda teed väga tihti, võin kinnitada, nii ongi, et märjaga on see täis muda, mis määrib autosid ja kuivaga on see täis tolmu, mis määrib autosid ja tee näeb kohutav välja. Et äkki võiks ennast kokku võtta selle asja korda teha. See on nagu see Tallinna päeval vahepeal seda traditsiooni olnud, sest all ja üla Toompea olid tülis, et kui iga Tallinna päeval siis on see tänav, mis läheb mööda treppi sinna Toompeale, väike jalg vist või kitsas jalg, ja see on värav ja siis peaminister avas ühelt poolt värava ja siis linnapea ja peaminister surus kätt ja nüüd võiks samamoodi Kõlvart ja Ratas lihtsalt kuskil sümboolselt Peterburi tee ristil kokku saada, suruda kätt
kummalgi on oma sümboolne rahakohver käes ja hakaku ehitama. Nii, selle peale minul on jälle ei ole endal, mu autoelu on nii igav viimasel ajal, mulle jälle jäi kõrva üks väga huvitav fakt ajaloost, mis on kaheldav, lugesin selle kohta päris palju, ei ole ühtset, aga puudutab ka avalikku sektorit, ühistransporti. Kas tead, eks sa oled näinud San Franciscos on need trammid, sellised pigem turistikad. Selline klassikaline vaatepilt. See oli isegi 40ndate lõpus, 50ndate algus oli see kohtuprotsess, kus üks National City Lines transpordifirma hakkas tooma hästi palju busse tänavatele ja sisuliselt paljudes Ameerika linnades hakati ära kaotama rööbastransporti. Sellest, mis toimis juba siis elektriga, ökoloogilisem, eriti tänapäeval oluline, ühesõnaga sisuliselt see saade, kust mina seda kuulsin, et öeldi, et ühistranspordisüsteem hävitati. No nii traagiline see ei olnud, aga huvitav oli selle juures see, et see National City Lines kuulus General Motorsile, Firestone'ile, ühele kütusefirmale, et sisuliselt see kohtuasi oligi selles, et suured sellised autotranspordiga seotud ettevõtted ostsid salaja või selle kuidagi varjatult ühistranspordifirma ja siis hakkasid selle varjus ühistranspordi suunama bussiliiklusele, et müüa enda busse, müüa enda rehve, müüa enda kütust. Selline konspiratiivteooria, mida veel mitukümmend aastat käisid need kohtuprotsessid ja siiamaani kirjutatakse Ameerikas sellest uurimus- ja teadustöid. Kas oli tegemist loomuliku arenguga, et selline ratastransport pääses võimule või oli seal taga ikkagi kurjad korporatsioonid, kes lihtsalt hävitasid rööbastranspordi? Vähemalt meil on siin kohalikus vaates on hea meel, et meil on need asjad tasakaalus Tallinnas vähemalt. Meil ei ole selliseid suuri korporatsioone, mis suudaks võib-olla osta ära terve ühistranspordivõrgu. Nii, aga meil on siiski võimekus teha palju häid uurimustöid ja ühe sellise on valmis teinud koostöös Maanteeametiga Hendrikson & Co. Ja nad on teinud kaardirakenduse, kus on hästi, see ei ole mingite niimoodi lihtsalt politsei andmete, vaid hästi põhjalik uurimustööna, kus on kõige metslooma ohtlikumad kohad. Seal võeti konkreetne kaardirakendus näitab 5 aasta registreeritud asju, aga seal tausta andmetena kasutati ka veel vist 10 aastat tagasi mingeid andmeid. Ja näiteks selle järgi, loomulikult oleneb ju asi liiklustihedusest, aga seal Põlva kandis on üks teelõik, kus toimus statistiliselt 4,3 loomaõnnetust maantee kilomeetri kohta Põlva-Reola maanteel. See on mitme aasta jooksul siis? See on nüüd, võtab arvesse 5 aasta andmeid. Sellele järgneb Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa maantee. 4,0 loomaõnnetust maantee kilomeetri kohta. Et ega me siin raadioeetris seda visuaali näidata ei saa, minge ise. See aadress on hendrikson.ee /maps nagu maps ja / loomaohtlikkus või trükkige Google'isse sisse märksõnad loomaohtlikkus ja Hendrikson. Ja te saate seda kaarti ise näha. Mul endal oli suur üllatus ausalt öeldes, kui ma vaatasin seda kaarti, et see sama Narva maantee, et tegelikult see Narva maantee esimesed linnalähedased 30-40 kilomeetrit on palju loomaohtlikumad kui järgmised 30-40 kilomeetrit, et ilmselt jah, liikumissagedus on kindlasti seal alguse poolel kõrgem. Aga ikkagi see oli üllatav ja mul on tegelikult lihtsalt küsimus see, et mille järgi huvitav tänapäeval neid looma põdramärke pannakse tee äärde. Et selles mõttes, et kas me võtame selles võtmes, et kuidas meil siin metsad kasvavad ja kahanevad siin harvesteride abidega vahepeal. Mets on kogu aeg alles, kuidas sellest aru ei saa? Ma ei lähegi sinna minna, ma mõtlen seda, et need piirid ja metsa olemus muutub, et kas, kui ma sõidan kas veel mööda Narva maanteed, siis ma näen, et seal on päris paljud suured platsid on tühjaks võetud, et kas tegelikult seal need kitsed ja põdrad enam elavad. Väga huvitav küsimus, et need on ju pandud selle järgi, et kus on loomade käimisrajad, kus nad käivad, kas siis mingi veevõtu kohtade juurde, just, aga kui on vahepeal võetud ikkagi päris mitu lanki lagedaks, ma arvan, et äkki see põder otsustab, et ta läheb ikkagi metsa seest. Võib-olla need meelitavad just kitsi ligi, et seal on hea madal ja närida. Või põdral on oma nagu tee ja teda see mets ei huvitagi, tema ikka läheb sealt, kus ta on alati käinud. Vaat ma ei tea, aga igal juhul minul on tunne... Ja sööb neid noori kuusevõrseid, mis on istutatud. Ja need märgid minu meelest, mis on olnud maas, minu meelest nad on olnud aegade algusest peale, nii palju kui mina olen autojuht olnud, on olnud ühes kohas, et ega need kuskil muutunud ei ole.
et ma ei tea, et võib-olla oleks see ka mingi asi, mida tasuks nagu üle vaadata. Üks asi veel tegelikult, mis mul on selline rumal fakt, mis on meelde jäänud, on see, et kui need loomaohtlikkuse märgid on, see on tavaliselt niiviisi, et põder ja järgmised 5 kilomeetrit. Ma lugesin kunagi ühte uuringut, mis on tehtud, et tegelikult inimene on võimeline seda liiklusmärki meeles pidama 1 kilomeeter. Maanteekiirusel sõites, et kui on põdra ohtlikkuse märk, et 5 kilomeetrit on see ohtlik, siis inimene mäletab seda ainult 1 kilomeetri. Ta tegelikult kauem seda asja ei mäleta, et tegelikult peaks olema meeldetuletus iga kilomeetri tagant, et kui seda asja tahta. No äkki tulevad nutiliiklusmärgid või siis see, et su auto hakkab sul ise ütlema mingi hetk, et kas sa ka mäletsid, siin oli loomaohtlik koht. Ja siin on siis veel öeldud, et mitte ainult ei ole see info meile teada infoks, vaid et siin ikkagi üritatakse saada natuke suuremaid andmeid, et kas õnnetuse tõenäosus maastikutunnustega, mis tee ääres valitsevad, et ehitada tuleviks võib-olla ohutumaid teid. Et võtabki arvesse, et kas tee ääres on küngas, kas siis selle tagant tuli rohkem, või see on mitte rohkem loomi, aga juhtus rohkem õnnetusi. No seda on juba kaua aega küsitud, et millal meile need aiad ehitatakse nendesse ohtlikusse kohtadesse, et ilmselt see küsimus on nagu siiamaani omal kohal. Just, nii, teeme väikse pausi ja tuleme tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Nii, elektriautode toetus, kõik taotlesid, tohutu huvi oli, taotleti palju rohkem, kui raha oli. Kas sa tead, tegelikult sa tead, aga teeme selle küsimuse vooru ära. Milline oli kõige populaarsem elektriauto? Kõik kuulajad mõtlevad ka praegult 5 sekundit. No ma arvan, selle kõige esimese oleksin ma ära arvanud, et see on ikkagi Nissan Leaf. Ja, Nissan Leaf siin, ma arvan, et see ei ole nagu eriti keeruline küsimus, aga ma arvan, et teine koht oli minu jaoks ikkagi tohutu üllatus. Nissan Leafi, ühesõnaga, see nüüd on see, et väga oluline märkida, see ei ole see, millele anti toetust, sest seda alles otsustatakse. Need on need autod, mida esitati ja millele küsiti. 85 Nissan Leafi. Teine koht, Renault Zoe. Seleta mulle nüüd lahti. 47. Ma ei tea, selles mõttes kuna 2/3 olid ettevõtted, et võib-olla ja üks ettevõte sai taotleda kuni 15 auto ostuks. Et võib-olla seal oligi 2 ettevõtted, kes tahtsid oma autoparki näiteks 15 Leafi või seda Renault Zoe'it. Aga võrreldes esimese põlvkonna Zoe'i tegelikult on tegemist täiesti mõistliku linnaautoga, millel on väga suur sõiduulatus. Peaaegu 395 vist. Ja nagu aga kas ta on hinnas muidu näitajatelt üsna Leafiga sarnane? Ei, ta on odavam. Ta on odavam, ta on natuke väiksem, aga ta hakkab minu arust ikkagi alla 30 000. Ja sa saad 34 000 vist saad juba täisversioonis kõige nagu kangema Zoe, mis sa saad. Ja see võib olla kuskil kellelegi nagu väga äriliselt mõistlik otsus või sa arvad, et ikkagi need eratarbijad ei ole sellest nii palju huvi tundnud selle vastu? Ei, ma kahtlustan jah, et eratarbijad on siin küsinud võib-olla teisi autosid. Sest aga linnapildis ju Zoe'sid nagu eriti ei pane. Aga teda ei olnud väga pikalt, Leaf on olnud ju Eestis tänu selle laadimistandardile kogu aeg nagu ka pildis. Zoe pärast seda, kui ta esimest korda tuli, siis pole teda nagu siin Eestis promotud, teatakse, et seda ju ka ei saa laadida. 3. koht, Hyundai Kona Electric, 36 autot, ja siis kuskil tagapool on ka Hyundai Ioniq Electric, mis on suhteliselt sarnased nagu oma olemuse ja hinna poolest, 16 autot. Siis Volkswagen E-Up ja Škoda Citigo, mis on sama auto, põhimõtteliselt lihtsalt erimärk on peale pandud, 24 ja 23 autot, ja siis Tesla Model 3, 19. Ma tean, et siin on Tesla fanaatikud öelnud ise ka ühes avalikus foorumis välja, et tema esitas või nemad siis esitasid taotluse näiteks 10 auto peale. Ja ma arvan, et siin on sees ka ikkagi eraisikud, kes lihtsalt tahavad oma Tesla Model 3. Siis tuleb Peugeot E208, 17 autot, siis on 2 tarbesõidukit, Renault Kangoo ja Nissan E-NV200. Need on konkreetselt, ma arvan, need ei ole eraisikute jaoks, vaid. Ja siis tuled ühe autoga, kõik on ühe autoga, Audi e-tron, see on üks väikse sõiduulatusega e-tron on täitsa olemas, mis mahtus toetuse alla, BMW i3, Kia e-Niro, Mini Cooper ja Volkswagen e-Golf. On kõik. Vot, siit on puudu mitmed autod huvitavad Volkswagen ID3, mis tegelikult mahuks igatepidi selle toetuse alla, aga ilmselt ei mahuda selle ühe tingimuse alla, et see aasta peab olema see auto tarnitud omanikule kätte, et juba saaks minna osta, teha lepingu. Nii, vot sellised... Aga mis sa nagu sellest nagu üldiselt nagu arvate nüüd? Ei tea, mis selles mõttes peaaegu kõik elektriautod, mida Eestis müüaks, on ilusti esindatud ja täpselt selliste proportsioonidega nagu loogiline ja mingit nagu üllatust minu jaoks siin ei olnud. Täiesti loogiline.
nüüd on, lihtsalt tahaks teada jah, et kellele siis antakse ja kui palju siis see toetusest saavad eraisikud ja kui palju firmad. Seda antakse siis nagu selle sisestamise järjekorras, nii kaua kuni kõik asjad vastavad, paberid, kõik vastavad nõudmistele. No loogiline oleks jah, kui seal ei ole just mingeid muid, et keegi näiteks ei kvalifitseeru ikkagi, kes tellis, ma ei tea, 15 autot ja mingi dokument on puudu, siis ei saa. Nii, aga veel autouudiseid. Ma tahan, see varsti peaks tegema eraldi kõlli, et Tarmo oksjoni uudised, sest mulle meeldivad oksjoni uudised. Seekord 2 tükki, kiirelt räägin ära. Kohe varsti tuleb müüki Princess Dianale kuulunud Audi 80 kabriolett, aga see ei ole selline auto, nagu näiteks paavstil, et üks firma kingib talle, paavst korraks istub sisse, õnnistab ära ja siis müüakse heategevaks maha. Selle Audi 80-ga, see on 94. aasta oma, sõitis Diana põhimõtteliselt nagu igapäevaselt. Ja see oli omal ajal autoportaal, kus ma seda uudist nägin, kirjutas, et see oli üks enim pildistatud autosid tänu sellele. Ja, ta sõitis ise, ja. Ja Audi on hiljem tunnistanud, et põhimõtteliselt sellel perioodil nende kabriolettide müük 2-kordistus tänu sellele. Princess Diana auto tuleb müüki, hästi selline, ta on selline mõistlik auto, 2,3 liitrine mootor, ei mingit nagu sportlikkust ega sellist, mitte mingi sport ja hüperauto. Hinnatakse, et see oksjoni hind tuleb umbes selline 40-50 000 eurot. See on varem ka olnud müügis, see ei ole nüüd niimoodi... Tavaline hind siis? Jah, et kellel ikkagi ma eeldasin, et siin tuleb mingi miljon nüüd vähemalt. Ei, see on eelmine kord 2016 oli oksjonil, siis oli sarnane. Ja teine on siis need Paul Walker kadunud filmitäht tuntud Kiired ja vihased sarjast, et oli siin uudis, et osa tema kollektsioonist pandi heategevuslikku müüki, seal oli 5 BMW 3 Lightweighti, E36 mudeli põlvkond. Haruldased autod müüdi maha, igaüks, kõige kallim läks 300 000 dollariga, sest et sellele kõige väiksem läbisõit, teised seal umbes 200 ja natuke peale. Mis selle juures on, sain jälle välismaa podcastist teada, nad seal arvutasid välja, et kui palju on Paul Walkeri nimi siis maksab seal juures. Ja see oli hinnanguliselt pool sellest, et kui auto läks 300 000, siis 150 000 umbes on Paul Walkeri nimi. Sest tegelikult need Ameerika turule toodetud M3-d olid palju lahjemad kui Euroopa omad ja suhteliselt, Ameerikas neid ei hinnata nii kõrgelt, sest need kohitseti ära. Ja see lightweight ehk mingi kergversioon, et neid tehti jah vähe, 126 tükki, aga need ei anna nagu otseselt midagi juurde. Nii et nende autode peamine väärtus oli ikkagi see, et Paul Walkeri kollektsioonist. Niimoodi, mis meil siin veel? Nii, suvel saab Alfa Romeo 110 aastat vanaks, 24 juuni, jaanipäev, ja selleks puhuks peab ju selline autofirma midagi välja tooma. Ja nüüd on 2 varianti. Üks kõlakas räägib, et nad toovad välja väiksemaid linnamaastureid, õud. Sellest on just tükk aega nendele siin spekuleeritud. Ja, tegelikult täna tuli ka uudis selle kohta Porsche eelmise aasta müügitulemused avalikustas. 280 000 Porschet müüdi eelmine aasta kogu maailmas, millest 99 000 olid Macan, sisust 100 000 olid Macanid, 92 000 olid Cayennid. Et kui nüüd Alfa Romeo suudaks teha selliseid linnamaastureid nagu Porsche ja kõik, et neid päriselt ostetakse, siis oleks väga hea. Aga teine variant on, et nad toovad välja jaanipäeval lihtsalt Giulia Quadrifoglio veel võimsama versiooni, mis toob tagasi legendaarse tähise GTA. Mida see GTA seal tähendab? Ma arvan, et see tähendab Grand Theft Auto, aga... See ei tähenda Grand Theft Autot ja kahjuks sellise Alfa Romeo fännin ma ei hakka seda välja guugeldama. Ma lugesin, see oli seal kirjas, aga vabandust, Gran Turismo Achievemento ei ole. Aga see peaks tulema 620 hobujõudu, kergemaks tehtud auto. See kõik kõlab ägedalt. Kes ei tahaks siis sellist autot? Aga kui tausta natuke vaadata, siis see on sellisena, et tegelikult oleks pidanud Alfa oma juubelil esitlema uut kupeed, GTV, midagigi uut. Nüüd on 2 varianti. Kas lihtsalt olemasoleva väga hea sportauto natukene upitatud või edasi aidatud versioon või väike linnamaastur? Kumb see hullem on? Ei teagi, sest ma tahaks, et väike linnamaastur oleks ka hea, sest see aitaks neil nagu võib-olla äriliselt elus püsida ja siis see kupee tuleks. Aga GTA-d tahaks ka nii, et ma olen lõhestunud natukene selles olukorras. Lihtsalt kui sa alustasid seal Porsches, siis Porsche puhul mulle võrra tuli pärit üllatuseks, et Macani müüdi rohkem kui Cayenne'i, kuigi ma tean, Macan on ju odavam, aga ikkagi üllatav. No ta on ikkagi, jah,
ma teadsin, ma olen natuke neid uudiseid varem näinud, aga jah, et Ameerikas on ta hästi populaarne ja seal on ka ikkagi leitud, et kuna Cayenne'is nagunii 7 kohta ei ole, et siis ostetakse pigem natukene väiksem, aga selle võrra äkilisem sõiduk. Eesti numbreid nagu ka peast ei tea, aga kui sa lihtsalt tänavapildis vaatad, siis kuigi Macan on odavam, sa näed Cayenne'i. Just. Nii, ja lõppu hästi kiirelt veel, et jõudis Eestisse veel üks sportlik auto, Toyota Corolla GR Sport. See nüüd ärge lootke, see ei ole nüüd nagu eelmine nädal rääkisime Yaris GR sellest super 4-veolisest tänavarallikast. Corolla GR Sport on lihtsalt natukene ägedama välimusega, teda saab ka 184 hobujõulisena ja kuna viimane Corolla on tegelikult päris heade sõiduomadustega, siis nüüd saab selline inimene, kes tahab omale mõistlikku, natukene ängsamat tänavasõidukit, mis siiski võtab väga vähe kütust, siis Toyotal on teile nüüd lahendus, seda saab nii luukpära kui universaalkerega, et minge uudistama pidi olema juba müügisaalides. Ilus nägi välja, sõitnud veel ei oska öelda. Teeme siia pausi ja siis oleme tagasi natuke raskema teemaga. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Karistused, trahvid ja kõik sellega seonduv. No kõik on alguse saanud ikkagi sellest koledast Saaremaa õnnetusest, kus 3 inimest enda elu jättis ja pärast seda on tekkinud nii poliitikutel kui tegelikult ilmselt ka natukene ühiskonnas laiemalt selline tunne, et nüüd peaks midagi tegema. Peaks tõstma karistusi ja karmistama. Sellised asjad on ju käivad nagu lainetena, et alati kui midagi juhtub, midagi sellist, siis on tunne, et peaks midagi tegema. Just, et me peame tegema, eks ju, ennetavad kampaaniad ja kõik see, aga ilmselgelt sellist karmidusõnnetust näitavad, et peaks midagi veel tegema. Siis on saatnud Raivo Aeg, kes on meil justiitsminister, Taavi Aasale Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni esimehele sellise pikema dokumendi, mis läheb liikluskomisjonile arutamiseks. Seal on välja toodud, mida on varem tehtud ja mida võiks edasi teha. Et 2017 oli viimane aasta, kui tehti ulatuslikud muudatused karistusseaduslikus. Seal pikendati oluliselt surmaga või raske tervisekahjustusega lõppenud liiklusõnnetuse karistust. Vaata, see on tegelikult see asi, millest tegelikult kõik need karistused praegu juba tegelikult on päris karmid, aga võib-olla nagu asi on see, millele tasub nagu tähelepanu juhtida, on see, et tegelikult see ülemine ots on tegelikult päris kõrgel, aga pigem nagu rakendatakse seda alumist otsa seal. Just, et praeguse seaduse järgi on 3-12 aastat vangistust tegelikult. Enne 2017 oli see kuni 5 aastat vangistust, välja arvatud juhul, kui 2 või enam hukkunut oli. 2017 ka veel see, et kui raske liiklusõnnetuse põhjastasid joobes juht, siis seda ei tohtinud täies mahus tingimisi vabastada. Igal juhul sa pidid mingi aja ära istuma ja igal juhul pidi jätma ilma juhtimisõigusest, mis on nagu suhteliselt loogiline. Nüüd on idee selliste surmaga lõppenud joobes liiklusõnnetuste puhul põhjustatud on see idee, et see võrdsustada tapmisega, mis tegelikult aastates ei olegi väga suur vahe. Tapmise eest on 15 aastat ja nagu sa just ütlesid, 12 aastat on alates aastast 2017, nii et see vahe tegelikult seal ülemises otsas ei olegi eriti suur tegelikult täna. Just. Kas ja kuidas eelmine see liiklusseaduse muudatus on mõjunud? Et siin on toodud ka välja statistika, mis puudutab seda joobes juhtimise me räägime siis juhtidest loomulikult, kes on tabatud. Niimoodi võttes siis tegelikult on asi natuke paranenud. See protsendid, ma ei hakka neid ette lugema, aga üldiselt trend on olnud sellist, et nagu siin dokumendis öeldakse, et ei saa öelda, et eelmised seaduse muudatused ei oleks mõjunud või asi ei ole ilmselt mitte ainult seaduse muudatustes, vaid üldiselt võib-olla ühiskond on natukene normaliseerunud selles osas, et just jällegi Saaremaa õnnetus on väga karm, samas siinne statistika näitab, et me ei ole kuidagi nagu mingi langusteel, aga alati saab paremini, sest et kui meil hukkub ikkagi iga aasta ligi 15 inimest ainult joobes juhtide tagajärjel, siis on see ikkagi palju. Siin on käidud välja ka selliseid ideid,
et joobes juhtimiselt, kui esimest korda tapatakse, siis sellele järgneks kohe reaalne vangistus. Et seda mingil määral tehakse, aga täna vist saab panna sellist, mis on 15-päevane või 30-päevane šokivangistus põhimõtteliselt, et seda tehakse ka, aga ikkagi ilmselt ka suhteliselt harva, see oleneb kõik nendest, see on ikkagi siis, kui veel ületad kiirust ja ikka joove on ikka selline korralik, on ju. Et see on ka, aga kujutad ette, kui oleks lihtsalt selline olukord, kus iga kord joobest tabatud juht pannakse siis näiteks, nagu siin vahepeal on nõutud, et vähemalt aastaks reaalselt vangi. Et ma just täna hommikul vaatasin BNS-i uudiseid, seal üks esimesi teateid on see, palju politsei on eelmisel päeval tabanud liiklusest joobes juhte, et esmaspäeva hommikul oli see number 23, on ju. Et kas me paneme lihtsalt 23 inimest reaalselt vangi? Kuigi ega see, mida nad teevad, see ei ole ju tore, on ju. Aga seal ei öeldud, et ma eeldan, et need ideed oleks ikkagi raskes joobes, et neid vaeseid jääknähtudega vendi ei pandaks kohe trillida taha. Ma ei tea, palju neid 23-st, kas ei olnud välja toodud, eks ju? Ei olnud, mis eraldi vist välja toodud, jah. Et igal juhul, see on nagu mõtlemise koht, et äkki saaks seda asja kuidagi teistmoodi lahendada. Et kindel on nagu see, et liikluses üldiselt see olukord on läinud palju paremaks, et sellist asja, et kuidas me sõnastame niiviisi, et ma arvan, et mingi aeg tagasi oli see veel, kus oli täiesti normaalne, et sellised sõnastame nii, täiesti normaalsed inimesed võtsid paar õlut ja siis sõitsid koju, sellist asja nagu enam ei ole. Et meil on praegu probleem täpselt nendega, kes on ikkagi ilmselt see Saaremaa näide on väga hea, et meil on pigem probleem selliste inimestega, kes lihtsalt ei suuda endale aru anda. Ja siin on võetud üles ka seda teemat, et tegelikult oleks äkki mõistlik karistada karistusi politsei eest ärasõidu eest, mis mulle tundub nagu väga mõistlik asi, sest tegelikult nagu see samas selles Saaremaa loos tuli välja, see tegelane seal oli korra politsei eest ära sõitnud, ilmselt kõik viitas sellele, nagu tal ka sõber kõrvalt ütles, et nad olid kõik joobes ja selle eest karistused on selles mõttes ikkagi naeruväärsed. Et minu meelest see asi, kui sa sõidad politsei eest ära, seal peab tulema mingi korralik liitkaritsus, mitte selle eest, mitte et politsei sõidab, lõpuks leiab su üles ja ütleb, et oi, seekord sõitsid eest ära, küll on kole lugu. Et sellisele asjale peaksid järgnema ikka oluliselt korralikumad karistused. Et nagu me tegelikult liikluspildis näeme niivõrd palju, jälle neid politsei videosid, kus keegi kas proovib eest ära sõita ja mõnel juhul see õnnestubki. Et see on nagu asi, et inimesed peaksid teadma, et see ei lõppe hästi. Nad ei võida sellega mitte midagi, et see peaks olema kohe algusest peale selge. Sest praegult on jäänud mingi foon õhku, et kui sul õnnestubki eest ära sõita, aeg-ajalt mõnel üksikul on see õnnestunud, et siis ongi, et siis ei saa sind süüdistada joobes juhtimises üldse, et võib-olla ei saadagi teada, kes roolis oli. Jaa, sa ütled pärast, et oi, ma olin siin kõrvalistmel või et ma ei teagi, keegi võttis mu auto, et ma ei tea midagi, et kuidagi võimalikult palju seda vastutust on ju enda pealt ära lükata. Et selline asi ei tohiks tegelikult olla võimalik. Muidsest sa rääkisid sellest, et sõberdal ka seal ütles, et nad seal kõik purjuspeaga sõidavad ja on koos autos. Siis 2017 oli eelnõust jäi tegelikult välja niisugune asi, et väärteo vastutus kriminaalses joobes sõidukijuhi juhitavas sõidukis teadva kaasa sõitmise eest. Et kui minnakse kambakesi täispeaga sõitma, et siis oleks saanud karistada ka need, kes autos on. See on hea põhimõtteline küsimus, kus mina pigem kaldun, et sinnapoole, et need inimesed, kes seal kaasas on, neid on nagu mul on tunne, et see on nagu juriidiliselt raske neid vastutusele võtta, kuigi ma arvan, et emotsionaalselt jah, kindlasti võiks, aga pigem mul on tunne, et seda on nagu raske teha. Sest seal oli rõhutatud seda teadva kaasasõitmisest, seal on nii lihtne öelda, et ma olin tagaistmel, magasin, ma ei saanud midagi aru. Jah, täpselt ja peale selle lihtsalt, et kokkuvõttes et seda vastutuse jagamist, et see on keeruline teha, et põhimõtteliselt kui see on võimalik, siis jah, et teised teaksid ka, et ütleme, et vähemalt on 3-4 inimest, ütleme, on autos, siis kõik teavad, et nemad kõik saavad selle asja eest pähe, et võib-olla lihtsam on nagu seisma jääda ja saab karistuse ainult see, kes seda autot edasi juhtis, mitte need 3 sõpra ka, kes seal on. Näiteks sama juhus, kus sa proovid politsei eest ära sõita, et sellisel juhul nagu võiks küll mõelda, et just, et mõnel on seal võib-olla mingi tingimisi karistus all ja ta ütleb, et kuule, et
pane nüüd minema, sest et kui mind pärast siit kätte saadakse, siis ma saan 3 aastat reaalselt ja vaata, et see nüüd seisma ei jää. Nii et see, aga võib-olla täpselt nende argumentidega ta äkki siis välja jäigi eelmisest ma arvan ka, et seal on juriidiliselt ei ole seda väga lihtne nagu tegelikult seaduseks vormida. Nii, teeme pausi ja siis vaatame, mis selles dokumendis veel kirjas oli. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, Autotund on tagasi, me vaatame ühte dokumenti, mille saatis justiitsminister liikluskomisjonile, kus on ettepanekud, kuidas võidelda roolijoodikutega õigemini, mis muudatuse seadusesse võiks viia. Üks asi, et kui me siin rääkisime ennem nendest saririkkujatest, kelle tegelikult, nagu me teame, karistused on ka praegult juba karmid, see ei huvitagi, siis selles 9. ettepanekus on välja toodud ka ikkagi kas nüüd preventatiivne või igal juhul see, et näiteks elektroonilise valveseadmed alkoholi tarvitamise keelu kontrollimiseks. Ehk siis alkolukk on üks asi. Aga ma mõtlen seda, et tegelikult lihtsalt, et sul on see kohtulikult saab määrata inimestele alkoholi tarbimise keelu ja ütleme niiviisi, et kui ühendada see näiteks jalavõruga ja kui jalavõru liigub kiiremini kui 90 kilomeetrit tunnis või ma ei tea, kuidas seda saaks, 90 on üks asi, aga teine asi on see, et see jalavõru hakkab liiga kiiresti sõitma. See on, alkolukk oleks ikka kohustuslik alkolukk, et kui sa paned selle inimese autole see on üks variant lihtsalt, eks ju. See alkolukk on asi, millest saab ikkagi, mul on tunne, et saab ikkagi kõrvale hiilida. Jah, aga ilmselt see on ka asi, mis ei maksa nii palju või et ikka saab alati kõrval hiilida. Ta võib osta kohamaale kuskilt mingi 500 eurose rondi ja sõita sellega edasi. Aga midagi ta aitaks, et sul on vähemalt see, et kui sa oled ennast täis joonud ja arvad, et ma sõidan nüüd kõrvalkülla veel ühe viina järgi, et siis su auto näiteks ei lähe käima ja võib-olla sa jääd sinna pigem tukkuma, sest et see kõik on nii pagana tüütu. Loomulikult on siin ka kogu see ravivõimaluste asi, et ärme sellesse praegult, et see on täiesti selline eraldi teema, et kuidas need inimesed tegelikult alkoholismist terveks ravida või see, et neil ei kaoks mõistus ära, kui nad rooli istuvad. Muidugi punktisüsteem, sellest on ka palju räägitud, ma ei tea, kas see, sest minu arust meil praegult sisuliselt ju on punktisüsteem. Pean tunnistama, minul on üks õnnetu kiirusületamine hetkel all. Ja minul on see, sisuliselt on mul punkt kirjas. Sest on seda, et kui ma uuesti järgmine rikkumine ma võin lubadest ilma jääda ja mul oma ametikohal autoajakirjanik suhteliselt tüüt oleks ametist ilma. Just, et suhteliselt tüüt oleks olla ja ma võtangi seda kui punktisüsteemi, et iga korraga, kui ma vahele jään, mul tegelikult karistus suureneb. Nii, aga vaata, me oleme olukorras väga hästi pärit selles, et on inimesed, kelle jaoks karistus või trahv toimib ja nad saavad aru, et ei, ma ei saa samamoodi edasi käituda ja on need inimesed, kes ei saa aru ja samamoodi mul on tunne, et ega see punktisüsteem nendele, kes ei saa aru, ega see ei muuda midagi. Jah, seda küll, et neil on nagunii trahvid all ja tihti neil ei olegi lube, sest need ongi neilt juba ära võetud. Nii et kui sul on saada oma, ma ei tea, 12 punkti täis ja sult load ära võetakse, sorry, sellel mehel on juba ammu load ära võetud, kuskil 4. punkti juures. Üks teema, sõiduki konfiskeerimise võimaluste laiendamine, sest et sõidukeid võib ka praegult konfiskeerida. Eelmisel aastal, siin on, et väärteomenetluse seaduslik võimaldab küll sõiduki konfiskeerimist, kuid ei näe ette vara arestimist. Sellest ma nüüd ei saa aru. Näeb korduvalt joobes juhtimise väärteo toimepannu isikult saab sõiduki ära võtta alles väärteoasja otsuse tegemisel, aga mitte menetluse käigus. Ma saan aru, et tuleks laiendada niimoodi, et kohe üks tõstetakse roolist kongi ja auto viiakse platsile ostajatesse müüki. Eelmisel aastal konfiskeeriti 162 sõidukit. Ma ei tea, see on päris suur arv. 168 joobes juhtidelt kriminaalmenetluse käigus. No teistpidi võttes on suhteliselt väike arv, arvestades seda, kui ma ütlesin selle sama numbri siin enne, et täna hommikul saadi kätte 23 juhti ja kui ma vaatan BNS-i uudised iga päev, siis ma näen, et see on iga päev on vähemalt 2-kohaline number, et see teeb aastas kokku ikka pigem 7000
7000 kuni 10 000 autot, mida võiks arestida. Ma saan aru, et mingit maalt see ei ole nagu jälle mõistlik, kui me kõikidelt inimestelt võtame autod ära, kes võib-olla 0,3-ga või arvates 0,2 on ju Eestis, et kellel on tõesti seal mingi jääknäht, et võib-olla tõesti siis ei peaks. Aga seda hetke, kus kohast autot võib konfiskeerida, seda madalamale tuua seda astet võib-olla tasuks mõelda. Jah, et kui ma nüüd seda tabeli lugemisega ei eksi, siis eelmisel aastal neid raskemas joobes juhte tabati äkki 4400. Arvestades seda, et siis auto konfiskeeriti ikkagi päris vähestel. 168, et ilmselt jah, need 4400 ei ole korduval, vaid esmakordselt vahele jäänud. Aga igal juhul vähemalt näitab see 168 seda, et igal roolijoodikul, kes on rohkem tongis, on reaalne oht oma kalliksest ilma jääda. Et see number selles mõttes võiks jah suurem olla. Et see hirm oleks suurem. Et võib-olla tõesti ei kardeta seda, et sul load ära võetakse, sest sul ei ole neid. Ja sa ei hooli nendest nii. See trahv, selle kraabid ka võib-olla kuidagi kokku, aga see, et kui seal on ikkagi raskelt teenitud 5000 eurone BMW ära võetakse, siis... No siis hakkab tekkima muidugi see asi, et need raskelt teenitud BMW-d kirjutatakse endal vanaema nimele, et siis tekib lihtsalt preventatiivselt juba. Just, aga see on siis ikkagi sellised mehed, kes nagu juba mõtlevad ette, et mul on järgmine nädalavahetuseks kõvem jooming tulemas, et kirjutan auto vanaema nimele ära juba. Ma ausalt öeldes kahjuks ei imesta, kui sellised inimesed on täiesti olemas, et ma nagu jah... No aga mis nende vastu siis teha, siis olekski juba selline ühiskond, et me igaüks võib-olla teame mõnda sellist, et siis saadamegi nagu otse juba politsisse teate, kuulge, kas te teate, et siuke vend elab selles külas? No see on minu meelest üks parimaid asju on ikkagi see, ongi täpselt see, et ega need inimesed on teada ja see kohalik politseinik käib reede õhtul teinekord nende poolt läbi ja vaatab, võtab võtmed ära. Ei ta ilmselt kahjuks ei ole vist alust äkki, aga lihtsalt see, et see politseinik tuletab enda olemasolu meelde, et isegi seal ongi see probleem, et kui see tüüp läheb sõitma, siis ta ei näe seda politseinikku, aga kui see politseinik korra käib sul teinekord ikka läbi, iga reede muidugi ei jõua, aga aeg-ajalt käib läbi, et kas või reedel kell 6, enne kui pole veel kuskile küla vahele jõudnud, käib läbi, ütleb tere, et kuidas läheb ja et mis õhtuks plaanid on ja kuidas lapsed elavad või lihtsalt küsib paar sõna, ajab juttu ja siis sellel inimesel on meeles, et ahah, need inimesed teavad mind, hoiavad mind meeles ja nad on olemas. Ja ma ei ole nii hästi kursis selle abipolitseinik süsteemiga, et igale abipolitseinikule sa ei saa muidugi anda politseivõrdus Škodat või mis autodega nad tänapäeval sõidavad, aga et kas abipolitseinik võib käia sealt ukse tagant ukse taha ja saab neile öelda, ilmselt ta võib. Ta võib, kaaskodanikuna ta võib. Kaaskodanikku võib, aga kas ta mingi hetk võib ka sekkuda võib ka abipolitseinik, aga teha ise, et see töö anda nagu suunat natuke välja, et seal... See on ka jälle ohtlik kohalik tunnevad ja kõik, et sa ei taha... Seal on pigem see, et neetud naabrimees, ma lähen talle Brett külla siin, et seda võimu hakatakse natukene kurjasti võib-olla ära kasutama, et see peaks olema ikkagi selline õigesti tehtud. Nii et üks asi kindlasti nende külarallikate vastu aitaks see, et kui lihtsalt oleks teada, et see politsei mitte, et ta on täna õhtul, ma nägin, et ta ütles, et ta läheb sinna, ma ei tea, teise üldse kõrval külla, et meil on siin täna õhk puhas. Ja üks asi, mis siia lõppu veel samast teemast oli, juhtimisõiguse peatamise ja tervisekontrolli süsteem. See tähendab, et joobes juht tuleb kohe juhtimiselt kõrvaldada, loogiline, juhtimisõigus peatada ning ennem ei tohi taastada, kui juht on läbinud tervisekontrolli ja kui ravisüsteem on selleks loa andnud. See on nüüd jälle selline, see on ettepanek, see ilmselt on ka seal nii palju küsimusi, et kuidas seda öelda ja kes ütleb, et kas see inimene on nüüd alkohoolik, kas ta üldse on võimeline niimoodi ennast kontrollima, aga see on üks osa sellest, et inimesi saata rehabilitatsioonile, et mitte ainult tegeleda sellega, et ta sõits purjus peaga, vaid tegeleda sellega, et äkki vältid seda, et ta ennast üldse purju joob. Ma ei ole kursis olnud sellega, et siin on olnud Eestis neid juhtumeid viimasel ajal, kus on päris mitmed prominentsemad inimesed on siin vahele jäänud ja siin on selgunud, et nad on saadetud ka koolitustele, et mis nendest koolitustest reaalselt ka kasu on olnud, et kas need kuidagi on inimeste käitumist muutnud, tahaks loota, et jah, on ju, aga täpselt ei tea. Et see on alati, ma arvan, et seal on lihtsalt vaja niivõrd palju individuaalset lähenemist nende inimestega, et need asjad toimiksid. Just. Ühesõnaga keeruline teema, mida me ühe saatega ära ei lahenda, aga
vähemalt on hea teada, et kõrgemal tasemel mõeldakse selle peale ja loodame, et tullakse nagu välja heade lahendustega, mitte sellisega, kus kannatavad kõik, kaasa arvatud ka need, kes ei sõida purjus peaga erinevate ülereguleerimiste kaudu. Aga see oli see kordne autotund ja kuuleme juba järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.